ja see on huvitav jah, et tõesti tuleb, et mingil hetkel võib endale täiesti öelda konstellöörina, et ma ei tea, mis siin teha. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Ja siis teisest hetkest tuleb mingi info, et siin äkki on see, et ma katsetan, et ma proovin seda lauset. No ja osutub, et ongi nii. No näiteks need vanaisad ja vanaemade teemad on ka niimoodi, et kui kellelgi on hästi tugev side selle põlvkonnaga, siis seal põlvkonnas on mingi raske sündmus olnud ja siis need vanavanemad, neil ei ole õnnestunud kõike anda nagu oma lastele. Ja siis nüüd see, mida nad ei ole saanud anda oma lastele, nad üritavad anda lastelastele. Aga selle heaga, mis nad soovivad anda, tulevad siis alateadlikult nende samade nägematade seostega ka nende elu sündmused, millest neil endal ei ole õnnestunud läbi minna. Ka hirmud, ma kujutan ette. Ja ka hirmud, jah. Ja siis ongi niimoodi, et konstellöör on õppinud neid seoseid, et mis seal võib olla ja siis katsetab, kas see peab paika, teine asi peab paika. Kusjuures need sõnad, nad jah tulenevalt sellest energiast, mõned konstellöörid lähevad väljale ja tunnetavad, et mis energia seal punktis on, mis vaade seal on. Ja siis selles energias olles sinna teise, kellega on seos, sinna poole vaadates, tulevad ka need sõnad. Ja vahepeal tulevad need sõnad esindajatel iseenesest, nad on hästi nagu kontaktis ja konstellöör ei peagi ütlema. Lihtsalt see ongi tõde, mis seal sõnadesse nagu tuleb, et vahepeal need esindajad tunnetavad hästi ja siis nii ongi.